Kui te 1 aasta järjest kõiki Marilyn Kero ennustusi kuulate ja ülesse märgite, jõuate samale järeldusele, mis mina oma videodes. Marilyn Kero ei näe tulevikku ning ta pole mitte mingeid võimeid. Ta eksib rohkem kui täppi paneb ja ainus põhjus, miks 10 000 inimesele ta videod meeldivad, on, kuna need 10 000 inimest ei viitsi Kerot kas põhjalikult jälgida või otsivad videost enda arvamusele kinnitust. Kuid selle video jaoks teeskleme, et tal on võimed. Ütleme, et ta tegi 70 ennustust, millest pooled, ei, 1/3 läksid täppi, see on ju väga suur number. Ja läksid nii täppi, et mitte keegi ei saa vastu vaielda, et nad täppi läksid. Ning teeskleme. Ja üritame aru saada, mida see tähendaks, kui Kerol tõesti oleksid võimed. Kui Kerol tõesti oleksid võimed, siis esimene asi, mis muutub, on see, et kõik jutt, mis Kerosust tuleb, ei olegi enam vale, vaid on tõde. Ning see, kuidas Kero maailma kirjeldab, on õige. Seega, kuidas siis maailm Kero jutu järgi töötab? Kõigepealt on meie maailm. Kõigi oma füüsikaseaduste ja muu ilusaga. Selle maailma keskel on Kero. Kerol on geneetiline soodumus läbi oma emaliini tajuda asju ning tema taju tuleb kõrgemalt või hingede maailmast. Hingede maailm suhtleb Kerroga läbi kaartide või mingeid mõtteid ja tundeid talle tekitades. Hingede maailmast võtavad temaga ühendust hinged või kõrgemad olendid. Kerro ei täpsusta, kas need on üks ja sama või on olemas meil hinged ja inglid. Igatahes keegi saadab talle sealt kõrgemast dimensioonist informatsiooni. Hingede maailmas on selge hierarhia. On suuremad, tähtsamad hinged ja väiksemad hinged ning hinged, kes on midagi halba teinud. Hinged lähevad hingede maailma pärast surma. Osad sünnivad siia maailma tagasi inimestena. Seega taas sünd on päris, kuid osad jäävad sinna. Mida nad seal täpselt teevad, on teadmata, kuid me teame osasid nende tegevusi. Nad käivad oma lähikondlasi hauda kutsumas. Selline tunneli teisel pool ahvatlemine. Nad jagavad ka läbi Marilyn Kero informatsiooni. Informatsiooni eesmärk on meie maailma kuidagi mõjutada, mis tähendab seda, et see info ei pea olema õige või täpne. Lihtsalt see peab suunama sind õigele suunale. Kui sa isiklikult pöördud Kero poole, siis mõni sinu sugulase hing räägib temaga. Kui Kero ennustab maailma tulevikku, siis mingi tema enda ingel või kõrgem olend juhib teda. Kuid mitte alati. Hingede käest tuleb luba küsida. Hetkel pole muidugi kordagi hinged keeldunud Kerot aitamast, vähemalt mitte videodes. Kuid Kero inglid ei ole kõik võimsad. Sa saad ennast nende eest kaitsta. Mingid kaitset peale pannes. Jüri Ratasel näiteks on inglite kaitse. See abi, mis inglid Kerole annavad, on aga ebatäpne, kuna hingede maailmas pole aega ning need hinged ilmselgelt ei saa hästi meie ajast aru. Kui Kero küsib 3 või 10 aasta ennustusi, siis ei saa ta garanteerida, et ennustused õigesse aega lähevad. Hinged hingede maailmas määravad endale enne sündi ka saatuse. See pole kivisse raiutud, kuid 70% ulatuses läheb saatus täppi. Ülejäänud on juhus ja vaba tahe. See, millel inimene sünnib, on vihje sellele, milline hing tal on. Kui liita sünnikuupäeva numbrid kokku, saame numbrid 1-9. 1 on noored hinged, 9 on vanad hinged. Kandilised numbrid on rasked ja teravad hinged, kellega on keeruline läbi saada. Ilma nurkadeta numbrid nagu 6, 9, 3 on pehmed hinged, kes saavad kõige hästi läbi ning 7 on loovhing ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ning inimene, kui ta sünnib oma enda kaitseingliga, kes teda terve tee siin maa peal suunab. Kui on aeg surra, siis tavaliselt 2 nädalat ennem surma hakkab universum sulle sõnumeid saatma ja elutahet katsetama. Sinu omaksed tulevad hingede maailmas sind üles kutsuma. Kui sa oled sellel perioodil kurb või nõrk, siis tavaliselt sured ja lähed nendega kaasa. Kui sul on elutahe suur, elad sa selle kriitilise etapi üle. Tavaliselt suguvõsast tuleb see periood kõigil korraga ja keskmiselt võetakse 2-3 inimest peaaegu et üheaegselt ära. Kui inimene sureb, siis sõltuvad surma tingimusest ja hinge soovist võib laip jääda kadunuks. See on hinge soov. Kui hing soovib, et laip leitakse, siis see ka leitakse. Kui inimene sureb, siis on lihtne sellest aru saada, kuna kõigil fotodel kaob silmadest elu. Peale hingede maailma on meil veel energia, millega Kero tajub. Nimelt, kui mingi sündmus hakkab lähenema, siis selle energia mõjutab maailma, mida siis Kero tajub. Mida lähemal me oleme sündmusele, seda tugevam energia ja paremini Kero suudab tulevikku näha.
näide on presidendi valimine. 1 aasta enne valimisi Kerro ei olnud mitte midagi öelda, kui valimine hakkas lähenema, siis Kerro juba teadis rohkem. Kaardid on nagu mingid energiaantennid, mida tuleb ka puhastada. Ja seda saab puhastada siis kasside või laste abil. Kaarte saab lugeda kui manuaali, et igal kaardil on selge tähendus, kuid neid saab lugeda ka pildi järgi. Et pildil on mees, seega jutt käib mehest. Kerro saab ülevalt mingeid sõnumeid, kuidas neid kaarte tõlgendada ja niimoodi seda ka teeb. Ning need energiat tulevad ka inimestelt ning neid saab inimeselt inimesele saata. Need energiat on erinevad, meil on armastuse energia, viha energia ja nii edasi. Ja ongi kõik. Niimoodi siis Kerro meelest maailm töötab. Rohkem infot ma Kerro videodest ja koduleheküljelt ei saanud. Ja ma keeldun raamatuid ostmast, ärge isegi hakake pihta. Ja jällegi, ta selgitus, et kuigi konkreetselt polnud ja mul tuli küllaltki palju tõlgendada. Aga ma usun, et see on piisavalt täpne ja piisavalt ülevaatlik. Seega Marilyn Kerro sõnul toimib maailm niimoodi. Kust seda täpselt teab, ei oska öelda. Võib-olla ütlesid inglid talle seda, kuid äkki ütles seda talle tema ema ja tema vanaema. Kuid kui tema ema või vanaema seda ütlesid, kust nemad seda teadsid. See on liiga detailne info, et olla lihtlabane järeldus. See on esimene asi, mille mina selgeks teeksin. Põhjaliku intervjuuga. Põhjalikult uuriksin, kust see info tuleb. Kas sellel infol on mitu tõlgendust ja kas saab mõningaid teesi järeldusi teha. Kui inglid otse neile seda ütlesid, tahaks ma kohe teada, kuidas nendega otse ühendust võtta ja kas saab nende käest ka teisi küsimusi otse küsida. Või on lihtsalt võimalik, et mingil ajahetkel ilmutasid inglid talle teadmisi. Praegu teeskleme, et see viimane vastab tõele, et Kerrole ja tema emale ja vanaemale mingil ajahetkel ilmutati informatsiooni. Kuna rohkem infot otse ei saa, peame hakkama siis katseid tegema. Kuna selgelt nägemine on geneetiline, tuleb meil kohe mutatsioon ära tuvastada. Ma kutsuksin kokku kõik selgelt nägijad ja küsiksin neilt ühe konkreetse lihtsa küsimuse. Kõik, kes laovad kaardid samamoodi nagu Kerro, on selgelt sama mutatsiooniga. Kõigile ma teeksin täissekveneerimise ja tuvastaksin selle spetsiifilise mutatsiooni, mis neil on ja ülejäänud populatsioonil pole. Selle järgi, kus see mutatsioon on, saame me vihje, kuidas see interaktsioon teispoolsusega toimib. Hauatagune maailm ja meie maailm interakteeruvad kuidagi ja me peame aru saama, kuidas see käib. Ma selgitan. Kerro saab kusagilt sõnumeid ja tal tekivad tunded ja nägemused. Tunded ja nägemused tekivad ainult ajust. Miski stimuleerib Marilyni närvirakke. Närvirakud ei hakka iseenesest tööle. On selged mehhanismid, kuidas need aktiviseeruvad. Enamasti on see keemiline impulss sest närvirakult või keemiline impulss mujalt kehast nagu hormoon. Kerro puhul ei saa stiimul tulla temast enesest. See peab olema mõni väline stiimul, nagu valgus, heli, keemilised osakesed õhus või keskkonna muutus ja nii edasi. Mina seoksin Kerro andurite külge ja vaataksin, kust impulss alguse saab. Kui see algab nahapinnalt, siis analüüsime pinna täielikult ära. Kas on mingi temperatuuri muutus, kas on mingi surve, on mõni keemiline stiimul. Kui me midagi ei tuvasta või tuleb stiimul tema ajust, siis võtame Marilynilt biopsia ja teeme täisanalüüsi. Tal peab olema mingi retseptor, mingi mehhanism ajus, mida teistel ei ole. Kui me tuvastame selle retseptori, siis me saame aru, mis meetodiga hinged meiega ühendust võtavad. Kui me selle teada saame me ise ilma Kerrota hingedega ühendust võtta või hakata neid analüüsima. Saame luua detektoreid või teleskoope või antenne või raadiosaatjaid, mis hingedega otse ühendust võtavad. Võib-olla isegi luua silla hingede maailmaga. Kui nemad meie maailma energiat saadavad ja energia füüsikalises mõttes, ehk nad suudavad panna molekuule Kerro peast tööd tegema, peaksime meie suutma sama teha nende maailmas. Võib-olla me saaksime isegi hingede maailma enda jaoks tööd tegema panna. Ja hingede maailmale peaks meeldima see. Nad peaks olema õnnelikud, et nad saavad otse, selgelt meiega ühendust võtta. Meile täpseid juhiseid anda, meie suunamiseks. Ma ei usu, et neile meeldib nurga tagant hämada ja arvestada Kerro inimliku veaga. Lihtlabane SMS teispoolsusest kõigile, kes vajavad suunamist, oleks palju efektiivsem ja parem.
seni, kuni me uusi kommunikatsioonikanaleid loome, muudaksime Kerro enda suhtlusmeetodid ka. Kaartide lugemine sellisel kujul on päris ebaefektiivne. Mina võtaks kasutusele mitu kaardipakki. Üks neist võiks tõesti olla tema praegune pakk üldiste küsimuste jaoks. Kuid hoopis tähtsamad oleksid jah-ei kaardid, et saaks kindlaid jah-ei vastuseid. Võtaks kasutusele ka hästi suure paki, millel on 10 × 27 tähte. Kerro saaks laduda meile terveid lauseid sellega. Ja võttes ka paki, et saada numbrilisi vastuseid. Ma uuriks ka, kuidas see kaitse toimib. See võib olla hea vihje selleks, kuidas interaktsioon meie maailmate vahel toimib. Ja ka plaan B juhuks, kui meil on vaja kaitsta ennast hingede eest. Ja olekski nagu kõik. Kui hinged ei taha, et me nendega ühendust võtaksime, ütleks nad seda meile otse, selle sama SMS-iga. Kuid potentsiaal maailma paremaks muuta on väga-väga suur. Me juba teame, et taassünni tõttu näiteks on enamus maailma religioone valed. Me saame lõpetada enamus ususõdu ja tülisid. Me saaksime vastused ka kõige suurematele küsimustele. Miks me siin oleme? Kas on õiglust isegi pärast surma? Ning kas me saaksime kuidagi surmale vastu? Kerro saaks maailma kuulsaks koos teadusgrupiga, kellega ta koos töötaks. Ja kogu maailm muutuks paremaks. Aga seda ei juhtu, kuna Kerral ei ole võimeid. Kerral pole ka kõige suurem fantaasia. Kõik see, mis me just kuulsime, on väga tuttav religioonist ja ulmest ning mõlema probleem ja loogikaauk on miljon korda analüüsitud targemate inimeste poolt kui mina. Aga mis siis ikka? Käime need Kerro maailma ebaloogilisused ükshaaval läbi. Kui nii noor hing sureb, siis on see ikkagi eelmise elu karma, mis tuleb tasuda. Ehk siis ta on eelmises elus, see noor hing on ise midagi teinud ja selles elus ta lihtsalt tasub. Kõik on tasakaalus alati sümbioosis. Üks elu oled hea, teine elu oled halb. Mis asi on hing? Pealtnäha lihtne küsimus, kuid väga raske vastata. Kristlaste jaoks on hing sinu teadvus, see, mis sa oled. Sinu keha on sõiduk, mida juhib hing. Eesti kuulub lääne kristlikusse maailmasse, olgu et meie seos Kristusega on nõrk, siis enamus meist mõistavad hinge nagu kristlik kirik. Kuid selline definitsioon tekitab päris palju probleeme. Kui meie hing on meie teadvus, siis miks on meie teadvus sõltub meie füüsilisest kehast? Vastavalt sellele, mis arengustaadiumis me oleme, on meie iseloomud ja teadvus hoopis erinevad. See on loogiline, et hing võib koos kehaga kasvada, aga millegipärast aga laguneb koos kehaga. Dementsus, empaatia, kadu, täielik iseloomu muutus võivad tulla vanadusega. Kas see on hinge loomulik trajektoor? Kui on, siis miks osad vanad iseloomud muutuvad kardinaalselt ja osad ei muutu üldse? Ning kui tõesti hinged vananevad ka, siis miks peatraumad, mürgitused ja geneetilised haigused mõjutavad meie hinge? Muudavad meie teadvust, loomust ja iseloomu. Miks on hing mõjutatud alkoholist ja narkootikumist? Kuid olgu, mõned New Age grupid ütlevad, et hing on meie mälu. Ehk hing lihtsalt kogeb elu ja salvestab selle ülesse. See on väga põnev lähenemine, kuid kui palju see hing siis ikka mäletab? Kas ta mäletab kõike? Või ta mäletab kõike, mida sa mäletasid surma hetkel? Ja mida see viimane siis tähendab, et Alzheimer siis surev inimene, nagu poleks kunagi elus olnud, ei tea mitte midagi, või imikud või väga noored lapsed. Ning kui see hing on tõesti nagu väline kõvaketas, mis talletab minu füüsilise elukogemusi, siis surm on minu jaoks ju ikka päris. Ma olen oma füüsiline keha. Jah, see laetakse ülesse, kuid minu viha on minu füsioloogiline reaktsioon. Hing ei suuda tunda seisval viha, minu empaatia, minu geneetiline eripära ja nii edasi. Kogu minu eksistents on siis keemilised reaktsioonid ainult, mis salvestatakse. Kui mina suren, jääb salvestis tõesti alles, aga see, kuidas ma neid tajusin või reageerisin nendele, sureb koos kehaga. Ja see sureb iga jumala nanosekund, sest ma olen ajas muutuv. Kõik need reaktsioonid toimuvad, muutuvad, kaavad. Proovin näite tuua. Ma võin salvestada arvutiprogrammi ja selle uude arvutisse üles laadida. Kuid see, kuidas see programm mängib, sõltub arvuti riistvarast. Kui võimas on protsessor, kui suur on RAM ja nii edasi. Inimesed erinevad üksteisest väga palju rohkem ja kõik reageerivad olukordadele erinevalt. Vastavalt sellele, milline on nende ajukeemia, iseloom ja nii edasi. Isegi sama inimene reageerib eri aegadel erinevalt olukordadele. Ning kui ma sünnin, siis mul pole ju teadmisi oma eelmisest elust. See tähendab seda, et ma olen pool oma hingest, hoopis erinev
oma käitumiselt ja olemuselt. Ja iga kord, kui ma sünnin ja iga kord, kui ma suren, siis see versioon minust ju kaob ära, sest kõik teadmised lähevad ühte kohta. Olgu, võib-olla ei mõtle Kerro hinge niimoodi, vaid hoopis kui autojuhti, mis käib kehast kehasse. Põhimõtteliselt, et hing tuleb kehasse ning keha kasvab hinge moodi, et iseloom on igal taasünnil sama. Saatuse tahtel võib juhtuda õnnetusi ja vigastusi, kuid on hetk, kui minu aju on identne eelmise elu minu ajule. Kuid siis, mis hetkel on keha ja vaim küps? Mis hetkel algab lagunemine? Miks inimeste vaim eri kiirusega muutub ja laguneb? Millest tulenevad vaimuhaigused? Kas osad hinged on lihtsalt skisofreenikud ja bipolaarsed? Ning kui need haigused ravimitega alla surutakse, mis siis hingega saab? Kas saab terveks? Kas see on nagu hinge lõhkumine? Miks on minu hing sarnane minu vanemate omale? Kuidas on lapsed ja nende vanemad seotud? Kas hinged on ka sugulased taevas? Kuidas hinged üldse tekkisid? Kas nad sündisid, kui nais ja mees hing kokku said? Inimesi on pidevalt juurde sündinud, rahvaarv kasvab. Seega hingi peab ka olema juurde tekkinud. Millisel hetkel tekkis hing inimesele? Kas narmentaallasel oli hing? Kas inimestel, kes sünnivad ilma ajuta, on hing? Kas loomadel on hing? Aga taimedel, bakteritel? Kas minu arvutil on hing? Minu arvuti on targem kui enamus loomi ja ta võidab mind males. Kui arvutil pole hinge, siis miks tal pole hinge? See arvutil on taju ja see saab maailmast aru. Kas hingel on elutsükkel? Kas ta sureb kunagi? Ja mustmiljon küsimust tekib veel, kui võtta Marilyn Kerro juttu tõsiselt. See hinge teema on niivõrd ebaloogiline, et see ei saa kohe üldse olla täpselt selline, nagu sa kirjeldad seda Kerro. Mitte kunagi ei ole mitte midagi kirjutatud 100%, sellepärast alati on ka eksimisvõimalus. Kuskil 70-80 me oleme tähtsamad punktid oma elus valinud, aga väga palju me saame ka ise muuta. Mina otsustasin ennem oma sündi, et ma teen video Marilyn Kerrost, eks ole. See on minu saatus, kuid ma saan seda muuta. Minu põhisaatus on teha video, kui 30% on muudetav. Ma saan muuta teemad, ma saan teha video sõbralikum, agressiivsema ja nii edasi. Marilyn Kerro saatus on meeleheitel inimestelt raha välja petta. Kui mina otsustan oma video teha väga agressiivse ja saan selle tõttu meeletult palju tähelepanu, võid ma äkki isegi sinu karjääri ära tappa ja see rikub sinu saatuse ära, või mis? Nüüd Mariupolis on samasugune mees nagu mina, sama saatusega. Ning ka Moskvas on üks mees, kelle saatus oli olla Venemaa president. Kuid see mees muutis oma plaani ja otsustas ühe väikese muudatuse teha ennem, kui ta sureb. See väike muudatus mõjutas tema eluteed 30%, seda viimast otsa ainult. Kuid Mariupolis tähendab see väike muudatus, et YouTuberid ei saa videosid teha, kuna pole elektrit. Nüüd korruta need näited 7 miljardiga. Kõigel, mida me teeme, on mõju ja me kõik reageerime üksteisele. Ja kui kõik on võimelised oma plaani muutma, siis me ainult reageerimegi üksteisele. Mitte midagi muud me teha ei saa. Päevas mõjutab sind 1000 inimest. Inimesed, kes just nüüd otsusesid teed ületada, kassast ära minna, elektritöid teha ja nii edasi. See liblika efekt tähendab, et seda plaani, mis inimesed neile alguses teevad, need hinged teevad, ei ole võimalik mitte kunagi täita. Sest muutujaid on nii palju. No see on nii lühike kuu, vaata, hingede maailmas aega ju ei ole. Ja suruda seda küsimust kuskil ajaraami on väga raske. See ei ole loogiline. Hingede maailmas ei pruugi aega olla, kui nad siiski peavad sellest aru saama. Kuidas need hinged teavad, millal sündida ja millal millist saatust valida. Iga sekund sureb 2 inimest. Hinged lähevad ja tulevad pidevalt nende maailmast. Juba selle järgi peaks suutma aja paika panna. Et praegu Juhanit ei ole, aga Eva on ja Eva ütles, et on aasta 2022. Ja Juhanit tuleb varsti kutsuma hakata. Nad peavad aru saama ajast juba selle hingede liikumise järgi. Või on nad tõesti väga-väga lollid. Või, Marilyn Kerro, on tegemist mingisuguse kahtlase hädavabandusega sul. Paljud on küsinud ka minu käest elude numbrite kohta. Võtan nad siis natukene üldisemalt täna. Kuidas siis seda lugeda? Ma toon näiteks näite. 18.09.1988. Sa pead kõik need numbrid kokku lugema. 1 + 8 + 0 + 9 + 1 + 9 + 8 + 8. Ja vaata, mis see lõpunumber tuleb.
1-3 minu jaoks on noored hinged. 4-6 on keskmised hinged, need on need, kes on 2 vahel. Teha, mitte teha, ma ei tea, ei suuda otsustada kunagi. Noored hinged seevastu on hästi elavad, nad on tavaliselt peohinged, nad tahavad kõike kohe, elupõletajad, mõnikord öeldakse nende kohta. Oma kõige esimeses selgeltnägijate videos ma juba juhtisin tähelepanu numeroloogia probleemidele. Ja need probleemid kehtivad täierauaga ka siin. Meil on üle 3 kalendri. Meil on näiteks juutide, moslemite ja budistide kalender. Ning kui minu elude number on Gregoriuse järgi 9 ja Hebra järgi 3, siis milline neist on õige ja miks? Ning kui ma vahetan usku ja hakkan juudiks, kas siis minu iseloom muutub, kuna ma jälgin teist kalendrit nüüd? Kas minuga ühes haiglas ühel kuupäeval sündinud vene vanausuline on minust teise iseloomuga selle pärast või mitte? Rääkides erinevustest, siis miks on inimesed, kes sündisid samal kuupäeval nii erinevad? Ja inimesed, kes on sama elude numbriga nii erinevad? Mart Helme ja Arvo Pärt on sama numbriga, mõlemal on number 1. Üks mees on vanarahu ise ja teine mitte. Mõlemad on ka noored hinged, kes ei tohiks sinu jutu järgi olla kuigi loovad, aga ometi on nad mõlemad muusikat teinud. Ja sa kirjeldad numbreid nende välimuse järgi. Kandilise number on 4, ehk siis 4 on kõige kangekaelsamad ja neil on seda enesekindlust ka piisavalt. Kuid 4 pole kandiline juutidel. 4 on lihtsalt 4 ja seda kirjutatakse erinevalt erinevate rahvaste poolt. Terve see teema on nii ebaloogiline ja lihtsalt ei klapi maailmaga, mida me oma ümber näeme. Paljud on minu käest küsinud ka ja kirju saadud, et miks mõni inimene jääb kadunuks, miks kõiki ei leita. See on täpselt nii, kuidas hing ise soovib. Kui hing soovib, ta leitakse, siis võib ka see 10 aasta pärast laheneda. Ei, põhjus, miks holokausti või Stalini punase terrori ajastul laipu ei leita, ei tulene sellest, et nende ohvrid soovivad, et neid ei leitaks. See tuleneb sellest, et nende hukkajad ei soovi, et neid leitaks. Kas sa tõesti usud, et Malaisia lennuk näiteks? Seda ei leita mitte kunagi üles, kuna kõik 100 inimest pardal soovivad, et nende laipu ei leitaks. Või Estonia puhul on nii, või praeguse aja puhul on nii. Ei, neid näiteid on nii palju inimestest, kes tahavad neid leitaks ja ei leita. Tee ajalooraamat lahti ja vaata. Kui ma inimest vaatan, siis ma ei vaata kunagi seda üldolekut, psühholoogist on võimalik seda üldolekut vaadata, kuidas ta nagu istub, kuidas ta on, et siis sa näed selle põhjal ära nagu, mis elu ta on elanud. Aga mina vaatan alati silmi. Ja kui minu jaoks on silmad sellised nagu udused justkui, siis seal nagu eluenergiat enam ei ole, mina temas. Seega sa saad foto järgi aru, kas inimene on surnud ja millist elu ta elas. Mis see siis tähendab, et pilt muutub surmahetkel või? Ja minu meelest on väga palju vanu pilte, millel näevad inimesed väga ilus välja. Ja on väga palju pilte, kus inimesed poseerivad, näitlevad ja teesklevad. Ja sa saad tõesti kõigist nendest inimeste elula välja lugeda. Ei usu. Ei, lihtsalt ei. Neid ebaloogilisusi on veel. Näiteks, kui hingede maailmas asjad muutuvad, siis mis kasu on üldse Kerro sinu ennustustest? Kui inimeste nimi annab inimestele iseloomujooned, siis miks kõik inimesed ei pane ühed samad nimed endale? Ja miks on samade nimedega inimesed nii erinevad? Kuidas sa aru saad, et inimestel on kaitse? Mille järgi sa otsustad, et kaardid, mis sa laad, on nüüd valed? Kui kõige ebaloogilisem asi on Kerro ise. Miks inglid valisid sinu ja sinu pere? Mida täpselt annab neile läbi sinu rääkimine? Info, mida sa edastad, on vale. Mitte keegi võimupositsioonidel sind ei kuula. Ja nõu, mis sa annad, on vigane. Sellest tuleb video mõne aja pärast, oodake natuke. Ning see, mis sa oma võimetega teed, on kuri. Sa valetad inimestele. Sa ässitad neid ülesse. Sa mängid nende vandenõudele ja hirmudele ning teed nad vaesemaks. Sa õpetad inimesi elama. Sina, enesetapunine, lahutatud naine, kelle ainuke saavutus on inimeste vaeseks tegemine. Miks inglid seda teeksid? Kas nad on kurjad või haiglase huumoriga?
Kerro teeb ka väga palju vigu. Ma tooksin siin välja 3. Esiteks vastuolud episoodist episoodi. Alguses rääkis Kerro meile pikalt ja laialt, kuidas pikka tuleviku perspektiivi on lihtsam ennustada ja täpsem ennustada kui lühikest. Kunagi vaadata nagu lühiajaliselt, vaid vaadata pikema perspektiivi väitel. Miks? Sellepärast hingemaailmas ei ole aega. Mul on hästi raske mahutada ennast kuskile raamidesse või ajaliselt midagi vaadata. Hingede maailmas aega ju ei ole ja suruda seda küsimust kuskile ajaraami on väga raske. Sellepärast mulle meeldib ka alati pikemat perspektiivi vaadata ja just see ongi põhjus, miks ma alati vaatan just 3 aastat. Aga ta võib mõni kuu siia-sinna minna. Kuid siis selgub, et lühikest perspektiivi on parem ennustada. 5 aastat hakkab läbi saama ja kohe-kohe on tulemas uued presidendi valimised. Mida lähemal aeg läheb, seda paremaks energial läheb, sellepärast, et siis on kaardi pealt parem vaadata. Vaatame siis, mis seis on praegu. Ja kui aus olla, siis see sõna perspektiiv üldse ajab siin väga segadusse. Võtan selle lühikese enne. Ma ei oska üldse lühikesi perspektiive vaadata, sest see ei ole üldse perspektiivikas. Ning lõpuks selgub, et Kerro ei saa üheski oma ennustuses kindel olla, kuna hinged valivad, mida nad ütlevad ja muudavad oma meelt pidevalt. Vaatame, kas tuleb nagu enam-vähem sama info või on midagi juba muutunud, sest mõnikord on niimoodi, et energia muutub, kui keegi teeb mingisuguse järsu sammu paremale või vasakule. Kaarti lugemine ei põhine minu enda arvamusel või minu enda maailma vaadetele, vaid mina ainult edastan seda, mis hinged mulle soovivad edasi anda. Sundida ei saa, mõnikord kui nad ei taha, et vastused tuleksid, on vaja teadmatust, siis nad midagi ei näita. Ja mõnikord on olnud niimoodi, et kaardi ei näita. Kui kõrgematel ei ole vaja meile infot edastada, siis ei näe seda ka mina ja mina see infot edastada ei saa. Kuid see on kõigest jutt, mis läheb omavahel vastuollu. Hoopis katastroofilisem on tegevus, mis läheb omavahel vastuollu. Pikalt selgitas Kerro, kuidas tuleb kaarte ette valmistada. Kõigepealt küsi hingedelt luba, siis küsi küsimus, siis sega pakk ja siis laa. Aga vaatame siis president. No, mul on väga raske vaadata, kuna see õnneratas on seal sees, eks ju, aga proovime küsida kõik kõrgematelt seda abi, et midagigi välgataks meile, et kes, mis, kus. Segada tuleb nii kaua, kuni sa tunned, et enam segada ei taha, siis on õige aeg peatada. Sellega peaks juba välja tooma selle kõik vajaliku info. Vaata, alati ma ei tea, kumba võtad, ma jään 2 vahele. Võtan selle. Lihtne ja ma eeldan, et see protseduur on ka väga tähtis. Kuid on hetki, kui Kerro ei jälgi oma enda protseduuri ja jätab 1 või mitu etappi vahele. Kõige hullem näide on see siin, kus poole lugemise pealt hakkab Kerro uut küsimust vastama. Ilma igasuguse protseduurita, ilma pakis segamattagi. Ja ta saab sealt ka vastuse. Just kui hämamine tuleks tal automaatselt ja see, mis kaardita ees on, tegelikult ei omagi tähtsust. Vaatame siis, et sinna ma panen küll 3 aasta perspektiivi, et kas siin üldse nagu midagi on. Ma küsin siis, et mida me veel peaksime selle kohta siis teadma. See ei ole nagu Eesti asi, et siitpoolt nagu justkui mingit suurt takistust ei oleks, pigem näitab kaugemalt. Oma esimeses selgeltnägija tuleproovi videos juhtisin ma tähelepanu kaardi lugemise suurimale probleemile. Seda on väga lihtne kontrollida. Küsi kaardimoori käest 1 küsimus 2 korda. Kui küsimus ja vastus on samad, siis peaks ta 2 korda laduma ju identsed kaardid. Kerroga juhtus kogemata midagi sama, kui ta biobloki kohta uuris. Ta sai sealt sellised kaardid. Seejärel ta pikalt selgitas, miks ta pole antivaktsineerija, kuigi ta kõlab täpselt nagu 1, ja küsis järgneva küsimuse, mille vastuseks ta saab. Ma vaatan üleüldist pilti veel välismaad, mitte ainult Eestit, aga seda välismaad. Aga noored terved inimesed võiksid oma keha hoida. Jälle viskab sama kaardi, mul ei ole mõtet rohkem vaadata. Ma arvan, et mul on siinkohal kõik öeldud. Minu meelest need ei ole ühesugused kaardid. Siin on meil ületöötamine, siin haigla, siin on surmakaart.
siin on õnneratas, siin on lollikaart. Need kõik kaardid on absoluutselt kõik kaardid on erinevad siin. Ning põhjus, miks ma tean nende kaartide tähendusi, tuleneb sellest jõhkrast eeltööst, mida ma selle video jaoks pidin tegema. Ma vaatasin kõik YouTube'i esitatud kaardiselgitused üle, lugesin Kerro kodulehte ja tõesti tunnen ennast ise nagu kaardimoor. Neid ebaloogilisusi ja vigu on veel, aga video on juba 30 minutit pikk, seega võtame asja kiiresti kokku. No kuidas seda asja kokku võtta? Kerrol pole võimeid. Kõik ta ennustused on valed. Ta võib neid igatepidi õigustada, aga see on ainus, mida ta teeb. Kuid, kui ta suudaks ennustada, siis see, kuidas ta oma ennustusi kirjeldab, ei saa olla tõene. See on liiga ebaloogiline ja ebareeglipärane. Mina arvaksin, et see on meelega selline, et tal oleks võimalikult palju vabandusi, kui ta eksib. Mõelge kriitiliselt ja järgmise videoni. Ma tahtsin selle video valmis saada 6 aega tagasi, aga mingi huiloo soovis Nõukogude Liitu taastada ja mul läks tööle asi väga sassi ja väga kiireks. Kerrost tuleb üks video veel, mis selgitab, miks Kerro on ohtlik. Ja siis tuleb veel üks video, mis selgeltnägijate teema kokku võtab. See viimane tuleb väga vastuoluline video, kuna ma plaanin õigustada selgeltnägemist. See on selline arvamusvideo, kõige selle põhjal, mida ma oma materjali kogumise käigus olen näinud. Kuid ennem seda tuleb üks video ivermektiini teemal. See video tuleb valmis teha ennem, kui see teema täielikult ununeb. Ning suvel ma loodan hakata tegema videosid mürkidest ja keemiast. Ja siis see video laiendada sujuvalt vaktsiinide teemale. Vahepeal proovin ma ka oma kanalit laiendada. Nimelt ma loen endale TikToki, et nooremat publikut siia YouTube'i saada. Tulevad lühikesed 2-minutilised videod. Need lähevad sinna ülesse, kuid ma laen need ka YouTube'i. Vaatame, kuidas neil läheb. Ärge ära ehmatage. Need kindlasti ei asenda mu põhivideosid. Need 2-minutilised lühike videod on pigem nagu täiendavad videod, mis võtavad kiiresti kokku järeldused, jättes analüüsi vahele. Need videod kasutavad siis ka TikToki muusikat, ehk enam ainult Eesti muusikat oma videodes ma ei kasuta, ning on ka teistsuguse ülesehitusega. Ning praeguseks on kõik. Kogukonnast on veel vara rääkida. Praegu ma veel vastan lihtsalt kommentaaridele, kuid äkki tulevikus loon mingisuguse vestluse või mingi jututoa. Ja järgmise videoni.